Tere! Kanalilt Südamesõnumid. Tore, et sa siia kuulama tulid või siia kuulama juhtusid. Igal juhul on tore, et sa siin oled. Ja eelmise video pealkirjaks saigi, et kui südant saapas ääres. Ja täna ma hakkasingi videot tegema sellest, et ma tundsin, et mul on süda kurgus. See oli vahepeal, kui ma käisin praegu on ilus kevadine aeg ja toimuvad igal pool lõpuaktused ja need on ikka sellised tundelised ja ilusad sündmused. Ja siis võibki niimoodi juhtuda, et sa tunned, et mingil ajal sul on justkui süda kurgus. Ja siis jälle mõtledki, et mida see siis tähendab. See tunne, et midagi pigistab nagu kurgus, need on siis nagu sellised tagasihoitud tunded või tagasihoitud nagu liigutusmoment, et tahaks nagu nutma hakata, hoiad pisaraid tagasi ja siis on selline tunne, et süda on kurgus. Aga see ei ole mitte, see on ikkagi hea ja ilus tunne ja me oleme inimesed ja me saame tunda, meil on võime tunda tundeid. Ja ikka südamega ja südamest. Ja kui jälle mõelda, just ühel päeval ma kusagilt lugesin või oli, et lootel areneb ju välja kõige esimesena süda. Loote südamelööke võib kuulda juba 16. päeval pärast viljastumist. See on ikka omaette müstika, mitte midagi veel ei ole olemas, aga on olemas inimese süda. Ja selle südame ümber siis moodustub nagu ülejäänud inimene. Kõik organid. Aga kõigepealt on süda ja 16. päeval on võimalik kuulda südamelööke. Süda on nagu päike. Ma ei tea, mille ümber sünnivad planeedid, kui see niimoodi käib. Et süda on ikka tõeliselt keskne, siin ei ole ju kahtlustki. Süda on kõige ennem valmis, inimest veel polegi, aga süda juba lööb. Et küllap sellepärast ongi ju ikkagi tõesti aegade ülesed, läbi aegade on niimoodi südame kohta selliseid igasuguseid ütlusi ja tähelepanekuid, mida me kõik omistame südamele. Ja kõik tunded ju on nagu südames. Mul tuleb jälle kusagilt lugesin ühe teadlase, kõik teavad Albert Einstein, keda väga palju tsiteeritakse, mitte et mina tohutult teadushuviline nii väga olen või ikka olen ka ja geeniusi tunneme me kõik ja tema on kindlasti üks nendest, et temalt pärineb ka üks hästi ilus ütlus. See oli niimoodi, et kõige ilusam kogemus on salapärane tunne. Kõige ilusam kogemus on salapärane tunne. Ja see tõepoolest ju niimoodi on. Ja ma mõtlen, et see salapärane tunne on ka see tunne, mis on väga paljude selliste luuletuste ajendiks nagu. Inimese sees tekib mingisugune tunnetus, mingisugune kogemus, mis otsib nagu vormi ja kuidagi luule on siis selline, millesse saab vormida selliseid salapäraseid tundeid, aimdusi, taipamisi. Luuletused ja süda on kahtlemata väga-väga seotud. Luuletused sünnivad südamest ja südame kaudu. Jaa. Nii see tõesti on. Ja mis ma veel mõtlesin täna? Ja see on ikkagi, see on inimesel ikka hästi imeline võime, et meil on kõigil võime otsida ilu ja tähendust ja mõtiskleda nende maailma asjade üle ja saada rohkem teada ja neid kuidagi läbi enese lastes me nagu kasvamegi siin elus siis. Nii nagu me peame kuidagi
suuremaks saama. Selleks see inimese elutee ilmselt ongi. Aga nüüd on mul korraga nagu kõik peast ära võetud. Kuidas ma siit edasi tahtsin jätkata või mida ma rääkida tahtsin. Aga ma loen siis vahepeale, ma loen ühe luuletuse. Ma tegin raamatu ühest kohast lahti. Ma ei saanudki valida. Viimased luuletused, mis ma kirjutanud olen, on natuke rohkem nagu sellised mõtisklused ja hästi tõsimeelsed. Sellised peabki see, mis tunne on, mis tahab väljapääsu otsida, siis ja sellest loomulikult kirjutama peabki, mitte et täna on ilus ilm ja täna ma kirjutan lilledest, aga kui sügavam tunne ja tunnetus on teistsugune ja see otsib teed ja tahab välja tulla, siis on see täiesti õige. Ma praegu mõtlesin nii, kui ma ennem neid nagu vaatasin, siis ma mõtlesin, et ma ikka ei loe neid. Ja nüüd rääkisin ise endale selgeks, et loomulikult ka neid loetakse, aga ma vaatan, kas ma hakkan neid otsima sealt külaliste toa lehest, telefonist otsides vaatame. Aga ma leidsin siit enda luuleraamatust ühe sellise. Väljun peast ja mõtete vadast, ärevil meeltest, valin olla enese südames, nautida tasasust, tõde, mis toidab, soojust, mis loidab ja õnnistab hetked. Kõik minu retked on pühad, ka kõverad rajad ja karedad ajad. Süda teab, tasases meeles on vägi, rähklemisest näeb läbi. Lihtsalt tead, enese korda sead, et kanda krooni. On südamete ärkamise aeg, märkamise aeg. Ja mina millegipärast niimoodi tunnengi, et on justkui südamete ärkamise aeg. Et ega see mõistuslik maailm ja ratsionaalne maailm ei kao kuhugi, ta on üks meie elu osa, ta on väga vajalik, aga lihtsalt südamed avanevad ja inimesed hakkavad üha enam uskuma nagu rohkem oma südame juhatust ja üldse oma südame sellist tunnetust. Ja süda teab tõde, seda ma ei väsi kordamast. Et mitte siin lapata, ma loen järgmise veel, mis on ju ikka nende tunnete ja kõige selle teemal. See on selline. Halvaks panu maailm vajub aegamisi sohu, tekitades sinna ühe mädasoise lohu. Hajuvad nii ilmaruumist klats ja kademeel, vihkamine, üleolek, vimm ja solvab keel. Ära ripu kurja küljes, sel on kuri keel. Aegamisi mürgitatud saab sest sinu meel. Ellu jääb nii vähe värve, kitsaks tõmbub ring. Kuula, kuidas nutab sinus ära valge hing. Iga hing on imeline, elu sinu nimeline. Kellestki sa pole üle, ammugi ei vähem. Tasakaal ja hoolivus ja juba oled lähem sellel, mis su päris osa. Sinu peidus pool, lase sellel särada, on see vaid sinu hool. Halvaks panu maailm lõpeb, läheb oma teed. Tasapisi selginevad allikad me sees. Seda ma tahan uskuda ja ma arvan, et enamus inimesi, et nii võiks ju minna ja nii lähebki. Jah, selliseid kriitilisi hinnanguid ja halvaks panu võiks küll maailmas meis kõigis vähem olla. Et need kipuvad vahel väga kergelt tulema. Ja siis ma mõtlesin täna, et ma teen täna ühe sellise triki. Mul on osad luuletused, mõned luuletused, kõik minu luuletused on leitavad Facebooki lehelt külaliste tuba. Sinna tuleb neid pidevalt ja kogu aeg juurde ja mõned luuletused on saanud endale ka viisi. Aga viis on saadud nagu siis AI abil, nii nagu praegu YouTube neid laule täis on. Ja ma tean, et paljud minu tuttavad ja ega ma ise ka natukene kahtlev olin, et niimoodi oma luuletusi viisistada. Aga siis ma jälle mõtlesin, et maailm on täis imeilusaid luuletusi, kes neid minu omas ikka võtab siis, et sinna viise luua. Ja
muusika annab tegelikult ikka luuletusele tiivad, midagi ei ole öelda ja peab ütlema, et ka sellel moel viisistatud luuletuste seas on väga ilusaid luuletusi. Muidugi neid on üle mõistuse palju. Minu meelest on nad kõik nii sarnased, ma ei räägi praegu enda luuletustest, aga lihtsalt vahel, kui kuulab, aga siiski ikka väga võimsa nagu sõnumiga laule. See ongi nagu siis muusikaline sõnum või viisistatud sõnum. Mina nagu otsin hästi sõnumit ja kui on ikka selline võimas ja õige muusikaga taha saadud, siis on ikkagi nauditav kuulata, sellepärast et eks kõik need pillid ja kõik kogu see muusika on ju ka ikkagi algselt inimeste välja mõeldud, seda lihtsalt kasutab nüüd masin, seda, mida siis inimesed on kunagi välja mõelnud. Aga ma laseksin ka ühe väga sügava luuletuse, väga sügava tunnetuse, lausa sellise natukene ebarealistliku, pisut arusaamatu. Sõnadega ei oska seda selgitada. See on hästi tunnetuslik. Selline lugu mul on ja sellel on ka viis ja ma püüan selle lasta teile muusikana. Ma arvan, et see on kuuldav ja see on tõesti väga salapärane tunne, mida see laul endas peidab. Ma vaatan, kuidas see õnnestub. Ma tunnen igatsust ja samas kardan valu. Liikuma leeki, ma süda vist ei talu. Su mõtteid paitama jään sinu muinaslooks, mis elus on kui elu. See on nüüd väga hästi küll välja ei tulnud. Mul oli päris naljakas siin istuda ja olla. Lasta siis kuidagi teistmoodi tegema seda. Aga jah, selline salapärane tunne ja tunnetus. Aga tänane video võikski ju selle lauluga lõppeda. Võikski niimoodi lõppeda. Mis siin ikka?
kohe-kohe on pööripäev. See on jälle üks väga eriline ja võimas päev. Pööripäeva kohta võib lugeda, mis kombestik siis kõik on ja kevad pöördub suveks. Ja ilusat jaanipäeva kõigile, ilusaid jaanilõkkeid, aga eelkõige ilusat, mõnusat, rahulikku olemist, mõnusate inimestega lõkke ümber. Lõke on jälle ka midagi, mis on ka minu meelest, nii nagu mets on teraapia, on ka tegelikult lõkketuli. Kui seal ümber istuvad inimesed ja kui juhtub olema veel keegi, kes mängib mingit pilli või laulab, siis see viib inimesed jälle mingisugusesse täiesti teistsugusesse kohta. Tekitab tohutu rahu ja sellise hästi siukene tõstetud ja samas rahulik ja pehme ja mõnus olemine. Lõkke on ka midagi lapsena. Ikka tihti tehti lõket, tehti nagu asja või nagu praktilistel eesmärkidel ka. Ma ei tea, mingit põhku põletati põldudel millegipärast ja vahel oli, lapsed olid ju kohe jaul, kui kuskil oli lõke. Ja see küpsekartulid, need lõkke küpsekartulid, kui vähegi kusagil jälle mingi lõke oli, alati me tohtisime võtta need kartulid ja loopida need sinna lõkkesse ja oodata ja siis süüa nii, et pool nägu oli must ja käed mustad ja keegi ei keelanud. Nii mõnus oli soolaga neid lõkkekartuleid õues süüa. Praegu tuleb lõhn ninna ja maitse ka suhu. Just nimelt lõkkes, neid saab ju grilli peal teha ja igal pool, aga õiged on ikkagi need päris lõkkekartulid. Ja seda ma soovingi teile ilusat, mõnusat jaanipäeva hästi armsas ja mõnusas seltskonnas ja tehke neid lõkkekartuleid. Ja järgmise korrani.